Another weekend, a new story. I found a diamond in the darkest mine. We started speaking, smooth talking, a tiptoe over the borderline. She left her lipstick on my cheek. I turned around, she vanished in the blink. She haunted me and I can barely sleep. I'm looking for, wait, that's her, stop that girl. Hey, there's been a robbery. She stole my heart and then took off from me. I said, hey, there's been a robbery. She stole my heart, she had enough of me. Everywhere I go, I put out wanted signs. I said, hey, there's been a robbery. I guess I'll never know. Okei. Põhimõtteliselt on praegu selline olukord, et mul on ID-kaart kadunud ja me läheme 2 tunni pärast juba minema. Ma ei leia seda mitte kuskilt. Täiesti õige, ma kardan, et ma jäängi maha. Pool tundi hiljem ma leidsin selle. No nii, tuleb välja, et ma saan üksinda istuda. Ma ei olnud ammu Tallinna lennujaamas käinud, nii et ma ei teadnud, et seal on ise mängiv klaver. Ise mängib. Ära. No nüüd tegid. Järgmisena läksime me lennuki peale, kus öeldi mulle, et seal ei tohi filmida. Nii et need on need kaadrid, mis ma seal filmisin. Oodake korra, ma mõtlesin, ma näitan teile, mida annab lennukiste, mille hind oli lihtsalt 20 euri. Alustame sellest siis, et kui palju mul ruumi istudes oli. Ma ütleks, et mul ruumiga vedas, sest et ma sain endale terve rea üksi istumiseks. Tulles rea ette oli mul seal üks laud, mille materjal mulle väga meeldis. Nagu see on juba veits nagu imelikult, kui palju ma nagu hõõrun seda. Lõpeta ära. Nii. Ja siis seal all sisaldus mul veel okei, ma näpin tooliga. Okei, ära, ei ole. Issand jumal, millega ma tegelen. Siis sisaldas mu lennukistega oksekotti nagu alati. Ja seal taga oli huvitav mänguke, kus sa siis said otsida mingite kohtasi, kuhu see Wizz Airlines sind viib. Ja esimene asi, mis mulle silma jäi, oli menn. Mida iganes see peaks ka tähendama. Igatahes see oli mu liiga imelik istmetuur, nii et jätkame selle vlogiga. I'm pumping away with a blunt and a tray, detonate the red button and spray a day in the life of Jesus, of Bob Marley, Malcolm X, Muhammad Ali, Muhammad Gandhi, vision vast past the hillside of killing a tribe, a meal to the body, remarkable articles in the soul's particles, so let the truth fall around the globe in the optimal, back to the spot and over there's an optical illusion. No nii, plaan on siis selline, et võtame takso, või noh, enne kirjutame Giovannile. Me oleme kohal, võtame takso ja Giovannilt saame korteri võtmed. Ja meie see tänav, kus meie korter on, tuli välja, on see, kus kõik need kõige populaarsemad pizzakohad on. Ja miks see on äge on sellepärast, et Napoli on tuntud kui pizza sünnilinn. Aga sellest kõrvale minnes nüüd tuleb, ma arvan, reisi üks kõige meelde jäävamaid hetki. Saame nüüd takso peale. No, this is not possible. No possible. It's a four. Four. Okay. No, me vä. Okay. Attention. Ossa pois. 138. Yes. Ja miks see nii meeldejääv oli sellepärast, et tema sõidustiil oli väga süke rahulik ja veidi hirmutav. Nagu on teada, siis Itaalia tänavad on väga väikesed ja meie taksojuht sõitis otsa umbes 4 autole ja tegi neile väikse müksu. 4 days relax.
ja pärast seda vahvat sõitu jõudsime me enda ööbimiskoha juurde. Kas te reaalselt nagu sõitsid veegi maha või? Meil oli nii palju ruumi mingi selle mootorratturi vahel. Ja kui me enda apartmenti juurde jõudsime, olime me üpris segaduses. See on uks või? On mingi ukse veel või? Lähme üles. Jep. See on meie sõber Gianni. Gianni on väga äge tüüp, aga sellest juba hiljemalt. Ta näitas meile ära, kus on meie toad ja kus on hommikusöögiala ja siis ta jättis meid oma pead. Summer, always fighting just to win your time. So long ago, it's not. No nii. Ui. Mida sa teed? Täitsa haige vend. Igatahes istusime mingisse kohta maha praegu. Võtame sealt mingi pitsa. See ei tundu mingi väga hea koht. Aga midagi ikka vaata. See linn ise on siuke hästi, me oleme nagu täpselt seal nagu linnas, et see on siuke hästi teistsugune, ma ei oska seda kirjeldada, see on nagu väga ägedad tänavad, päeval väga ei näinud seda, nii et homme näeme, aga vihmane on, mis ei ole kõige toredam, aga muidu läheb hästi. Varsti saame pitsat kätte, ma võtsin klassikalise margareta, sest et see koht on pitsa sünnilinn ja mul on väga kõrged ootused pitsaga. Kas nüüd selle kohaga, kus me praegu oleme, aga me praegu võisime lõunat ka, nii et õhtuks äkki võtame mingist uhkemast kohast süüa. Saime söödud nüüd siuke täitsa enam-vähem, ma ei eeldagi midagi väga head, sest et see ei tunnud siuke väga spetsial koht, see oli suht siuke, ma ei tea, meil lihtsalt tiriti sinna vaata. Pärast söömist kõndisime veel ringi, nägime kohalikke, kõik tegelesid sellega, mis neile meeldis. Ja rohkem ringi kõndides ma panin tähele, et seal oli peaaegu iga nurga peal oli mingid chilli nagu kujud. Ja mind hakkas väga huvitama, et mis värk nendega siis on. Ja ma sain teada nii palju, et selle asja nimi on Corno ja seda kantakse nagu õnne talismanina. Ja see ei ole mitte chilli, vaid hoopis sarv. Ja ongi vaikselt hakanud tulema siin õhtusöögi aeg. Pidama on nüüd ka väga hea. Jaa, kuidas ma ütlen? Väga halb. Väga hea. Camera. Joo. This microphone. Ja õhtu lõpuks üks kontekstist välja võetud klipp. Ülihea. Super. Davai.
meil tuli mingi hommikusöögi asi olema ja seal see, meil on siin mingid croissantid, mingid küpsised, siis mis iganes need on, nutellad ja mingid kohvi ja teed ja see on kõik, nii et ma arvan, et me lähme kuhugi kohta veel hommikust sööma. Magada sain täitsa enam vähem, öösel hakkasid mingid need kellad tööle lampi. Mingi 2 korda käisid ülikõvasti, ma alus mõtlesin mingi tuletõrjealarm on ja siis olid lihtsalt need mingid kellad, vaata. Väga võimait, ma ei tea. On siuke tavaline. Igatahes, täna on jälle suht vihmane ilm, nii et täna vist ma ei teagi. Aga praegu tegelikult ei saa. Igatahes võib-olla me lähme ja teeme mingid sisetegevusi, võib-olla me oleme õues. Nii et jah, see on tänane plaan ja homme pidime auto laenutama. See ööbimiskoht ise on siuke hästi, see on siuke, täpselt linna sees, et see ei ole nagu mingi siuke hotell, vaid see ongi reaalselt nagu see oleks mingi kohalik ja tuleksid lihtsalt enda korterisse. See on päris äge, mulle nagu see meeldib. Veid suured kartmis. Siin on köök, külmkapp on isegi olemas meil. Nii et see on vist hommikul õiga kõik. Ma arvan, et nüüd lähme juba välja. Nii et jah, võta viimase aktu ja lähme juba linna peale teele. Ma arvan, et ilma poolest tuli kõige halvema ajal, mis üldse tulla saab. Aga tegelikult, siin on nii head lõhnad, et need tuli mingi mõnus kohvilõhn ja pizzalõhnad ja värgid, särgid ja nüüd me lähme praegu hommikusööki otsima. Suundumegi. See on äge tänav, vaadaks seda. Sai oli parem, eile oli kuidagi õhulisem. Puppurupru, pitsa sai söödud, lähme nüüd kuhugi edasi. Eilne pitsa ma ütleks, et oli parem. Kui ma hindama peaks, siis kuskil eile oli äkki 7 punkti 10, täna oli 6 punkti, sest et see sai on nii õhuline ja ma eeldasin nagu siit, et oleks parem. Õhtul vist pidime minema kuhugi pitseeriasse otsima midagi, vaatame. Aga praegu me suundume mingises lossi kindlusesse. Ja siis käime seal ringi. Praegu tuleb väikselt päike ka välja ja vihme järgi, nii et saame siin peaaegu terve. Super. Sõits otsa mulle põhimõtteliselt. Fever, a cold sweating. It's hard to make it through the day to day. Empty-handed, right where you left me. A cig is filling up the ashtray. Still got her lipstick on my cheek. I turned around, she vanished in a blink. She holds to me and I can barely sleep. I'm looking for, wait, that's her. Stop that girl. Wow, veidi troopikat, nagu oleks troopikas. Jõudsime mere äärde, näeme siin muidugi mõnusat vulkaani ja mägede vaade. Veel veits troopikat siin, veidikene veel troopikat ja värki. Siin on siuke korter, see on hotell vist, millel on iga rõdul on üks kuusk.
nüüd siis oleme jõudnud siia shoppingu värgi alale. Tegelikult praegu oleme mingi toidu ajal siin. Mingid tüübid siin tulnud mottaga poodi, pannud siia enda värgid ära, käivad ringi vahepeal. Siin nad kuivatavad pesu siin samal üleval ja kõik sõidavad mottaga mööda ja näed, mingi koer ka veel siin. Ja mingit hotella ka, mis siis vigane? Poed ja liha saab värki. Näed, kena loodus ja super. Ja üks hetk otsustasin ma, Lähme teeme Mikiga paksu. Mis asja? Lähme. Hei. Sain kätte. Nüüd võib koju minna. Ja pärast seda tegelikult läksimegi korraks koju ja võtsime mingid asjad, et õhtul sööma minna. Ja välja minnes nägime me Giannit. Kellel tuleb välja, et on koer ja kes oskab väga hästi pissida. Edasi me läksime linna peale ja nägime siis seda tüüpi. Sõuni. Estonia. Sa näed ta näost ära lihtsalt, et ta teab kõike Eesti kohta nagu. Ja nüüd tuleb üks äge moment sellest õhtust, kui mees tahtis lihtsalt koju saada. Ta tahab keerata, aga ta ei saa teha, siis me olime kõik ees. Lei è un fenomeno. Occhio! Siis pärast selline ummik inimestest seina lihtsalt. Järgmine. Meie järgmine missioon oli leida hea õhtusöögi koht, kus me saaks süüa ühte mõnusat pitsat. Ja meid tiriti alguses mingisse kohta, kus oli päris palju rahvast, nii et me mõtlesime, et see on täiesti hea koht. Ja kui meie sinna ootama jäime, tekkis meile järjekord selja taha, nii et põhimõtteliselt me olime järjekorraga restoranis sellel hetkel. Mida sa teed? Oleme väljas, siin on soe küll ju. Hullu, sa Siin on soe. äärad sellest ära. Lõpeta ära. Hea, ma pean filmima kui hea. See on see sama, mis ma seal Itaalia oota. Ei, ma tegin klipi ka, hoia. Ma tegin nii, et ma võtsin lonksu. Siis ma tegin nii. Päris hea. Päris hea. No. We just ate. I'm very full. We just ate.
turismite sõitu ja me läheme sellisesse linna nagu Pompei, kus kunagi käisid läbi siis vulkaanipursked ja nüüd on sellest tehtud mingi siuke ajalooline linn. You got it made, it's all going your way, but you still want to escape to a different place. I've got paradise in my arms, I've got paradise in my arms. Rongi peal hakkas meiega mingi suvaline tüüp rääkima ja ta rääkis meile, et see rongijaam, kus me praegu olime, oli Euroopa esimene rongijaam. This is the first. How old it is? Me 1870. Siis tutvustas ta meile veel mingit linna. But it's smaller than Pompeii, but it's beautiful, Esperano. Ja nende piltide peale me vastasime entusiastlikult. Very lovely, Hey, what are you scheming today? You plan on leaving the day. Jõudsime nüüd rongi pealt maha, lähme nüüd sinna Pompei linna. Nüüd me oleme siin mingil platsil, seal on vist mingi turulaadne asi või? Tere! Where are you from? Enne üldse, et Pompeisse pileteid osta, pidi läbima turvakontrolli. Sa pead läbima 2 turvakontrolli, et sisse saad. See koht, kui me nüüd tulime, on see linn, mis sai kunagi vulkaanipursete alla ja nüüd arheoloogid on selle välja kaevanud ja nüüd seda saab siin vaatama tulla. 1748. aastal tuli sinna hulk maadeavastajaid, kes hakkasid seda linna kaevama. Nad leidsid, et tuhk oli toimunud imelise säilitusainena, kogu selle tolmu all oli Pompei peaaegu täpselt selline, nagu ta oli olnud peaaegu 2000 aastat varem. Selle hooned olid terved, skeletid olid külmunud ja just seal, kus nad kukkusid ja tänavatel olid igapäevased kodukaubad. Honeybee, could you imagine where our lives would lead? That silly ring, it wasn't meant to be. Luckily I saw in me something I couldn't see. Päris huvitav mõelda, et see mingid inimesed said nagu siin surma. Honeybee, I can't imagine how my life would be if all your gravity did not hit me. Oh, don't you see? Voolas vanasti niimoodi vesi mööda seda tänavat kuni sinna. Tuli välja. After all the misses and confessions to the stars that we never really owned as ours. Arheoloogiline kunst. Ma arvan, see oli sellele linnale väga tähtis osa. Kuninga mullivann seal taustal. Siin on jälle hästi siuke sümboolikas kuju, et super. Nendega veidi veini. Jah, et sai veini täis ja siis veeti nagu nendes veinis ja müüdi. Sai osta siuksega. Palvetab siin enne surma või? Need seal on päris inimesed, kes sellel ajal siis surma said. Või noh, ega kõik siin päris ei ole, aga ikkagi enamus. Pärast Pompeist lahkumist tuli meile vastu kohe esimene suveniiripood. Peab väga ettevaatlikult pesta. Ongi see. No nii, Pompeis sai käida, ma arvan, see oli mu kõige lemmikumaid kohti, kus me käisime see reis. See oli siuke huvitavna. Aga see ongi siis meie viimane päev. Praegu lähme lõunat sööma ja siis lähme tagasi juba. Nii et lähme tagasi poole. Tõesti, igat lapsi ei pea külmi peale saama, on ju. Ja siis oli aeg alustada enda viimast õhtut ja mina alustasin seda muidugi hea toiduga. Õnnelik laps!
Lipstick on my cheek, she vanished in the blink, and I can barely sleep. Yeah, so got her lipstick on my cheek. I turned around, she vanished in the blink. She wanted me and I can barely sleep. Yeah, wait, that's her. Stop that girl. Viimast korda saame siit üles minna. Väga puudust ei tunne sellest enam. Viimast korda saab tere öelda sellele vassassis voodidele, mis on väga imeliku kujuga ja mina sain siin väiksemal osal magandasin üleval. No nii, ongi ära läinud. Hakkabki see leis kohe lõppema, varsti lähme lennuki peale. Aga tegelikult oli see päris kena reis. Ma arvan, et ma isegi tuleks siia tagasi, aga siis suvel. Sest siis on soe, saaks isegi võib-olla ujuma minna, sest see tegelikult on ju mere ääres kõik. Ja tegelikult oli tore. Mis siis, et esimene päev veits vihmane oli, teine päev ka, aga see oli hästi siuke teissugune, sest et see oli nagu väga, see sõna oli. Sest et see kõik seal oli väga siuke huvitav, siuke hästi naturaalne. Ei olnud mingi siuke turistikas, vaid oligi nagu, mis seal päris elu on.